ma ei tea, psühhopaat, siis ilmselt sa jääd psühhopaadiks. Et seda nagu ära ei ravi lihtsalt. Selle ravi koha pealt on ka nagu vaieldud ka spetsialistide seas. Mina usun, et inimesed ikkagi on võimelised muutuma. Ja ma olen näinud, et inimesed on võimelised muutuma. Küll aga selle poole pealt ma olen küll nagu nõus, et see ravi on väga keeruline, väga pikaajaline. Ja näiteks mul on palju kolleege, kes ütlevad, et nemad nagu isiksushäirega pigem ei taha üldse töötada, just sellepärast, et ta on nagu nii pikk ja nii keeruline töö ja nii intensiivne töö ja nõuab nagu ka terapeudilt hästi suurt ressurssi. Et jälle, et miks see nii on, et võtame see sama, et kui sa tuled mu juurde näiteks, ma ei tea, paanikahoogudega, siis valdavalt see selles mõttes on nagu, ma ei tea, lihtsasti lahendatav, aga ikkagi üsna nagu võrdlemisi kiiresti lahendatav, et ma seletan sulle ära, kuidas su psüühika töötab, miks need probleemid püsivad, kuidas sa selle ringi nagu sinna kinni oled jäänud, mõtleme esimesed asjad välja, mida sa peab tegema nagu teisiti ja valdavalt need asjad lahenevad, paanikahood justkui kaovad ära. Aga vaata, kui me võtame nagu isiksuse, siis me ei saa seda nagu ära võtta. Ja isiksus jälle nagu enne rääkisime, et see on nagu selline komplekt sellest, kuidas ma mõtlen, mis tundeid minus nagu need mõtted tekitavad, kuidas ma siis käitun ja reageerin ja üldiselt ma läbi oma selle käitumisega, ma hakkan ka keskkonda mõjutama ja keskkond üldiselt siis veel nagu kinnitab neid minu mustrid pidevalt, et see on üldiselt see nõiaring, kuidas isiksushäire nagu toimetab ja püsib. Ja põhimõtteliselt see töö tähendab seda, et me peame hakkama nagu mudima kogu seda uskumuste süsteemi, ehk siis kõik see nagu, mida ma tean enda kohta, mida ma tean maailma kohta üldse, mida ma tean inimeste kohta, mis on õige, vale, hea, halb, kuidas on mõistlik, kuidas ei ole, et me peame nagu kogu selle asjaga nagu töötama. Ja teine asi veel sinna juurde, et reeglina ikkagi inimene ei tule nagu, ma ei astu minu kabineti uksest sisse ja ütle, et ma tahan isiksushäire vastu teraapiat. Et nad võivad tulla, et ma olen näiteks väga ärev või mul on depressioon, aga inimene, kes ütleb juba, või kes saab juba aru, et ma kipun nagu mingis mustris käima, ma kipun samamoodi reageerima, samamoodi tegutsema ja see toob mulle negatiivseid tagajärgi, ta ilmselt juba nagu on kuidagi paindlikum ja ilmselt juba ta hakkab vaikselt muutuma ja tema keskkond samamoodi. Et valdavalt nad ikkagi satuvad meile mingi teise probleemi nagu tõttu. Kas seal ongi peal mingi meeleoluhäire, mingid ärevusprobleemid, sõltuvusprobleeme on palju, ongi nad satuvad näiteks haiglasse või vanglasüsteemi ja seal me nad kuidagi avastame. Ma olen kuulanud erinevaid Jordan Petersoni loenguid ja siis ta ongi nagu välja toonud, et psühhopaatidest rääkides, et psühhopaadi selline eluring on suht sarnane või see muster, et ta läheb mingisugusesse keskkonda, ta manipuleerib ja kasutab nii palju kui võimalik kõiki inimesi ära ja lõpuks kõik saavad nagu aru, et ta on psühhopaat ja siis ta peab edasi kolima. Et ma mõtlengi, et see muutus on ilmselt või isiksuse häire nagu ravimine või muutus on niivõrd keeruline, sest sa oled ju kogu enda nagu keskkonna või harjutanud selle mõttega, et põhimõtteliselt, et sa oled selline inimene ja siis ürita nagu veenda, et sa enam ei ole. Või Ja ka see sama, et kui me võtame ma ei tea, võtame mingi näite, et oletame, et ma olen kasvanud sellises üsna ebaturvalises keskkonnas, lapsena olen õppinud näiteks, et maailm on pigem niisugune kahtlane ja ohtlik koht, inimesi väga ei tasu usaldada, et inimesed võivad teha mulle halba, kui seal on mingit vägivalda olnud või muud sellist mingit hüljatuse jätmist, et inimeste suhtes tasub olla väga ettevaatlik, ma saan ainult iseenda peale kindel olla, pigem ei tasu inimesi usaldada, ja nii edasi. See on see, kuidas ma maailma näen ja kuidas ma siis nagu keskkonda lähen. Ja nüüd ma kohtan kedagi. Näiteks ma ei tea, sa tuled minu juurde, Dagmar, tere, nii tore, tahaks tuttavaks saada. Ja minul ju käib see sama plaat kogu aeg peas, et väga kahtlane, et ei tasu usaldada, inimesed üldiselt tahavad halba, ma pean alati väga ettevaatlik olema. Ja mis sa arvad, kuidas ma sinuga käitun? Ma ilmselt ei ole väga soa ja sõbralik sinuga, ja sina ju reageerid jälle sellele, et tõenäoliselt me ei saa siin parimateks sõpradeks ja väga lähedasteks, ja niimoodi ma tegelikult, mis juhtub minu elus, ma ju käin ja tallan seda sama rada, ja tegelikult mul ei teki lähedasi suhteid, ma ei saa ka nagu uut infot. Ma jäängi oma selle mustriga ja ma ei saa sellist vastupidist infot, mis tõestaks mulle, et tegelikult võib-olla osad inimesed, võib-olla tegelikult Taavet on päris tore inimene ja võib-olla tegelikult on väga usaldusväärne, aga ma ei saa seda kunagi teada, ja ma jäängi nagu uskuma, et inimesed on sellised.
või noh, ma ei tea, võtame kas või sellise, noh, sama siuke nartsissistlike joontega inimesed on ju, et noh, ka jälle, kui mõelda selle peale, et valdavalt ikkagi öeldakse, et selle siukse äärmusliku enesetähtsustamise ja äärmusliku nagu tunnustuse vajaduse all on väga haavatav enesehinnang, siis noh, see no, ülekompenseerimine on see, mis seda kaitseb, on ju. Ja kujutanud ette, me võtame selle kõik ära. Me enam ei lase tal nii käituda. Et kui hirmus see tegelikult inimese jaoks on. Sellega... Eesti Esu.